nüüd vist töötab. Davai, vaatame siis. Nii, täna kontrollime rakendust, mis lubab alkoholiga loovust timmida. See mõte sündis veini koodimise õhtul. Kontekst on vähemalt olemas. Panen andmed sisse. 110 kilo, 20 milliliitrit veini, 12%. Algusest on möödunud 0 tundi. Vajutan. Oot. Rakendus teatab kohe, et 3,5-tunnine sessioon on lõpetatud. Kokku joodi 0 milliliitrit. See oli nüüd küll erakordselt kiire tulemus. Ei saanud arugi, kui vein otsa sai. Või aeg. Tulemuseks on 0,025 promilli. Graafik on olemas. Tsoonid on värvilised. Vett kästakse ka juua. See on positiivne. Hea, et vee joomist mõõtma ei pea. Live monitor näitab, et möödunud on 44 tundi ja 24 minutit. 3-tunnine üritus on saanud pikemaks, kui alguses paistis. Siin ei ole probleem enam veinis. Siin on nüüd probleem aja mõõtmises. Vaatame, mis rakenduse taga toimub. Elementsis on Reacti juur, responsiivne konteiner ja teavituste ligipääsetavuse sildid. Mobiilivaade püsib loetav. Päris hästi tehtud. Konsoll ütleb, et taustalt taastati vana sessioon. Kulunud aeg 158 154 sekundit. Nojah, 44 tundi on vähemalt kuskilt arvutatud. Dialoogi kirjelduse kohta on ka ligipääsetavuse hoiatus. Kõik modaalid tuleb üle kontrollida. Performance annab laadimisele 1,95 sekundit ja paigutuse nihkeks 0. Mõlemad on suht head. Pole viga. Kokkuvõttes töötab arvutus ja mobiilivaade on korralik. Aga tundub, uus arvutus ja vana sessioon on omavahel kokku joodetud. Eraldada tuleb alusta uut ja jätka eelmist ning lepi kokku, kas üritus kestab 3, 3,5 või 4 tundi. Mõte 7, teostus 6, kontrollitavus 5. Vähemasti vaimukas asi, aga kellal on vaja kainestusruumi. Egas midagi. Vibefestil näeme. Veini ei pea kaasa võtma. Veini saab koha pealt.